Nii, ühesõnaga, täna pidin lohistama ennast siia metsa alla. Miks? Sest üks meie kanali, Stig-Andrei Bushcrafti kanali jälgija, vabandust, aga jube tüütuks muutunud ja siis muidugi ma teen samal ajal siis juba ühe huvitava ja õpetliku video ka. Milles siis teema? Vibupuur. Tema jaoks mulle tundub, et ta arvab, et ma ei saa sellega hakkama, et ma ei ole võimeline seda tegema. Olen. Miks ma seda ei tee, sest ma ei kasuta seda palju koolitustel, kuna inimesed ei saa sellega nii kergelt hakkama. Ja miks ma ise seda ei kasuta, sest olgem ausad, 100 muud siis tehnikat on ka tegelikult selle jaoks olemas, kuidas tuld teha, mis on kordades palju kindlamad ja efektiivsed. Teeme siis vibupuuri. Mis asi on vibupuur? Vibupuur on primitiivne tule tegemisviis, milleks on siis vaja meil, kuidas siis alustada, alus, mille peal me hakkame spindlit siis keerutama, spindel on siis teine asi. Siis meil on vaja seda vibuosa, kolmas osa on ja klotsi. Klots on see, millega me surume siis sellele spindelile peale. Võtan asjad välja, teen selle vibupuuri siia valmis ära ja ma ei tea, vaatame, mis saab. Täna on niisugune tore päev ka. Meil on siis 11.08. On vihma saanud suhteliselt terve päev, et kas me saame ka selle niiske ja märja ilmaga selle kraami siin põlema, eks näha ole. Nii, nagu ma ütlesin, vibupuuri jaoks on meil vaja siis vibu. Unustasin enne mainida, et nööri, nagu siin näha, siis on nöör ka. Selle külge me keerame spindli. See siin on siis spindel. Avamine osa on tal pisut selline kumeram. Ülevalt on ta jällegi teravam. Et see teravam osa läheb meil siis klotsi sisse. Klots on niisugune tavaline, midagi erilist. Ja alusplaat. Kellel huvi teada saada, mis materjale ma selleks kasutan, siis võib sinna kommentaari visata. Räägin sellest ka täpsemalt. Ja muidugi tasub endale ette valmistada mingisugune pundar, kuiva kraami. Nii palju, kui ma tänase selle toreda ilmaga seda leidsin, siis nii palju ma leidsin. Loodan, et sellest piisab. Paneme siin need asjad paika ära, et vähe mugavam teha. Nii. Ja nagu näha, siis see auk on meil nüüd pisut selliseks paremaks tehtud. Nüüd ma teen natuke seda nurka ka seal veel mugavamaks. Ehk siis see tolm, mis meil nüüd tekib kahe puidu kokku hõõrumisel, vajub siis alla. Ja eks algajatel vast ongi kõige raskem osa on just selle ava tegemine siin. Et kui see on liiga väike, siis ta ei kogune hästi, kui ta liiga suur on, siis seda koguneb jälle liiga palju. Ja ta pisut paremaks. Valmistame teda paremini ette. Ja siis jätkame sellega uuesti. Nagu näha, siis juba tegelikult selle esimese mõne keerutamisega tuli juba päris palju seda suitsu meil. Ehk siis materjalid selleks on head. Nagu ma ütlesin, kellel huvi, siis kommentaarides küsida, mis materjali ma selleks kasutan. Nii, ja nüüd me läheme uuele katsele.
ja niimoodi me teemegi siis vibupuuriga tuld. Loodan, et see video meeldis ja ma loodan, et meie jälgija on nüüd rahul sellega, et Stig Under Bushcraft ei ole lihtsalt niisama, et jah, me teeme vähe neid asju, aga kui me teeme, siis me teeme hästi neid. Näeme järgmises videos.